Tere, mina olen Margit ja ma olen kodulooja. Ja lõpuks ometi ma saan teile näidata oma uhked kasvuhoonet, mida ma olen nii kaua hoole ja armastusega siin loonud. Et plaanid on olnud mul juba väga pikalt ja mõelnud, kuidas võimalikult väikese eelarvega seda teha. Ja siis ühel päeval kohtusin naiste ehitusklubi Tuuliga ja ta arvas, et see oleks täiesti mõeldav üks projekt. Ja nad tulevad mulle appi ja kuna mul olid aknad juba enamuses kogutud, mõni aken oli veel vaja juurde. Ehitusmaterjali mul oli ka natukene, lihtsalt mõned asjad olid vaja juurde osta ja siis mõtlesimegi, teeme. Mai lõpus oli meil see plaan ja niimoodi see kasvuhoone sündis, selline ta praegu on. Aga alustame siis algusest. Kui ma juuli 2024 siia kolisin, oli see pilt selline. Siin oli siis pandud neid vanu oksi. Päris palju sai, siin on juba natukene vähendatud seda. Ja ma praktiliselt terve suvi põletasin jupi kaupa neid lõkkes seal. Ja kevadel otsustasin, et nüüd aitab, hakkan seda tegema. Lammutasin need vanad plokid sealt ära. Need traadid, mis seal, või need ankrud, mis seal olid selle betooni küljes, need said maha lõigatud. Ja see üle vaadatud, mis olukorras see vundament on, ikkagi olid mõned praod sees, just nurkades ja selline natukene viltu mõnest kohast, eriti tagakülg oli natuke ära vajunud. Ja tuli siis lahti kaevata see, ega siis midagi muud ei olnudki, tuli see mõlemalt poolt lahti kaevata, nii seespoolt kui väljaspoolt. Et aru saada täpsemalt, mis seal on ja seda siis uuesti sirgeks valada. Kuna see põhiosa nagu on olemas, siis ma nagu väga palju ei panustanud tsemendile, aga ma tahtsin, et kuskil paar sentimeetrit kokkuvõttes oleks see vundament laiem. Ja siis ma lihtsalt otsustasin, et ma valan mõlemalt poolt kuskil paar sentimeetrit juurde ja täidan need praod ära ja kõrgust eriti ei tõsta, võib-olla mingi pool sentimeetrit või sentimeeter. Ja nii saaks ju päris korraliku vundamendi, siin mul on juba enamuses lahti kaevatud väljast poolt. Siin see puu natukene takistas, siin oli neid juuri rohkem ja tuli natukene mõelda, kuidas see üks juur oli natuke kõrge. Aga sai hakkama ja siis tuli hakata saalungit tegema, sest see oli täiesti selline töö, mida ma polnud mitte kunagi varem teinud. Ja meil oli naiste ehitusklubiga kokkulepe, et ma valmistan selle vundamendi ise ette ja nemad tulevad, siis saavad kohe nagu ehitusega alustada. Et see oli mul täiesti esmakordne. Ma tegelikult see seest ka kaevasin kõik tühjaks, sest seal oli väga palju umbrohtu ja oksakõdu ja no see oli kõige suurem auk vundamendis. Sinna juba läks ka paar kotti tsementi. Aga siia ma juba otsisin maja pealt sellist vanemat lauda, millest saalungit teha ja tõstsin paika. Siin on teine pragu suurem ja siin on kolmas suurem pragu. Et need praod ma veel täitsin seal metalli ja kividega ja et ei pannud ainult puhast tsementi. Ja siis ma avastasin, et seal on ka sissesõidutee, nii-öelda sissesõidukäik, oli üks metallplaat. No siin on juba pool peaaegu valatud. Selline see saalung sai, toestasin telliskivide ja suurte kividega ja siin on ta siis valmis. Et see on juba mai alguses ma sain ta seest ja väljast kaevatud ja vundamendi valmis ja see on nüüd siis põhimõtteliselt eelmine õhtu, kus naised tulid kohale, Tuuli ja Simone, Simone on see, kes tegi mulle kõik need kasvuhoone plaanid. Ta mõõtis kõik materjalid ära, mis mul on, mõõtis kõik aknad ära, mis mul on ja tegi siis korraliku plaani. See ongi see raudplaat, mis mul sissekäigu juures on, et seda ma kaevasin välja ja jätsin alles, et seal ei pea nii palju niitma. Ja siis ma mõtlesin, et ma tassin telliskivid ka juba sisse ära,
sest pärast, kui on kasvuhoone valmis, on tüütum neid seal ümber nurga hakata tassima ja kogu aeg edasi-tagasi käia. Ja ma otsusin, et ma teen nagu sellise teeraja. Alguses plaanisin sellise teha, aga siis ma vaatasin ikkagi, et seda mullapinda jääb nii palju ja ebamugav on sealt nagu siis kätte saada ja ikkagi tegin selle tee natuke laiemaks. Aga ehituse ajal oli ta selline, et neid vanu kive mul õnneks veel on, et mul jätkub neid ka teeradade tegemiseks. Ja siis tuligi 24. mai hommik, kus hakkaski töö. Kahjuks oli see päev nii vihmane, et see olukord oli seal natukene vesine, nii et me pidime telgi üles panema, millal meil siis oli saagimine, kui oli vaja kuivalt saagida. Naised alustasidki kõigepealt saeketta vahetusega. Enamus naisi ei olnud mitte kunagi varem selle kettas saega saaginud. Siin lõigatakse ruberoidi vundamendi peale. Ja mõned naised ei olnud ka veel akutrelli isegi varem kasutanud, aga noh, üks kord on ikka esimene kord, on ju. Aga vähemalt huvi on. Ja siis me tegimegi esimesed lõiked ja katsetasime, kõik said saagi proovida. Mina olin küll ketasaega varem saaginud, aga no kõik saad on ikkagi erinevad ja ikka tuleb see tunnetus kätte saada. Aga see vihm muudkui sadas ja lõpuks oli juba seal nii märg, et noh, raske oli nagu midagi toimetada. Aga me siiski, naised olid väga tublid ja saime selle põhja nagu pandud selle vundamendi peale selle esimese ringi. Ja kõik sätiti ilusti loodi ja pandi kruvidega kõvasti kinni. Ja siis oligi juba järgmine etteaste nii-öelda, tuli aknad siis kohale tuua ja hakata neid seal kompunnima, nii-öelda legotama. Enne seda tegime meil väikese koosoleku supiga koos. Simone oli teinud maitsvat läätsesuppi ja näitas meile, siis tutvustas meile, siis mida keegi peab tegema ja kuidas. Et me jagasime ilusti naised tiimidesse. Meil oli siis see madalama seina tiim ja kõrgema seina tiim. Et siis oli nagu naised seal omavahel naljatasid, et teeme võistlust, kumb saab enne valmis. Aga siin on siis see kõrgema, lõuna poole tuleb siis kõrgem sein ja põhja poole siis madalam sein. Ja ligikaudselt on ta mul siis kuskil 3x6 meetrit niimoodi laialt ümardatult. Et päris suur ja ma arvan, et minu perele täiesti piisav, et saab ka sisse teha ja talveks varuda. Vot selliseks muutus see pind lõpuks oli nii porine. Ma juba mõtlesin, et mõni kukub seal vahepeal, sest see oli nii libe ja ebameeldiv ja seda pori sai tassitud igale poole laiali. Aga noh, on nii nagu on, et mul on nagu nii plaanis sinna teha ka telliskividest teerada, mis läheb mängumajani ja siis teisele poolt läheb sinna ilusti saunani, et siis nagunii ma kaevan seda pori sealt üles ja sinna päris äärde tuleb peenar ka, nii et pole hullu. No nii, esimesed aknad on paigas, postid on paigas, et siin on näha Simone koer, läks mängumajja varju ja selline nägi mu mängumaja vahepeal välja. Et seal me hoidsime vahepeal asju kuivas, et kuna märga kohta oli, nagu enamuses oli märg koht, et oli vaja vahepeal kuskil istuda ja arutada või asju hoida. Põhimõtteliselt on see ikkagi väga lihtne ehitus, et kõige parem oleks muidugi seda mitmekesi teha, aga põhimõtteliselt on ka üksi võimalik. Aga lihtsalt läheb kauem aega ja natukene kompunnimist. Nii, vahepeal oli üks mõnus õhtu meil tuulisaunas ja järgmine hommik on päike. Hei jaa, see oli nagu väga rõõmus, et päikese valguses tundus see kõik palju juba ägedam ja ilusam ja juba mul hakkas tekkima pilt silme ette, milline see kasvuhoone valmis kujul hakkab välja nägema, sest et siiani ma olin ainult seda joonisel näinud ja ikkagi päriselt ette ei kujutanud. Aga nüüd juba natukene tekib see pilt.
aga Simone siis, kes on tegelikult sakslane, räägib siis ise ka natukene täpsemalt sellest projektist. Naiste ehitusklubi is a group of women who organizes workshops for women to try and build something, try and use different tools, learn how to use them, learn how to construct a building. Learn these building skills. Today we're building a greenhouse from old windows. One wall is almost up and now we're going to do the other wall. And then here will be the door where I'm standing and then we hope to also finish the roof today. Simone oli siis meil tööde juhataja põhimõtteliselt, tema ise nagu midagi väga ei teinud, lihtsalt juhendas ja meie, kellel siis oli abi vaja, see kutsus ja küsis abi, et kuidas teha ja mida teha ja kui oli probleem, siis tema siis oli see, kes lahendas ja aitas, aga näitas näpuga, aga ise ei plaaninudki ehitada, vaid juhendada ainult. Ja aga selliseid ootamatuid olukordi meil tuli ikka ette, et küll näiteks paar akent seal läks katki ja mõned asjad ei klappinud ja mõned asjad ei olnud loodis ja kuna me teeme ju vanast materjalist, siis see on alati keerulisem see kompunnimine, et seda vana materjali niimoodi mängima, see on natuke mänginud ja natuke kõver kohati ja et ei olnud nagu kõige lihtsam ja kõikide pikkused olid erinevad ja laiused olid erinevad, et ikka see oli paras mõttetöö see niimoodi nagu kokku üheks tervikuks kokku panna, nii et ma olen väga tänulik Simonele, kes selle töö ära tegi. Ja ma olen väga tänulik naistele, kes aitasid seda kasvuhoonet ehitada, Gerdale ja Helenale ja Irmale ja Merlile ja Tuulile, kes oli väga ametis nii jõu kui nõuga. Lisaks tahan tänada ka kohalikku saekaatrit ehk siis Andrusele tervitused, kes mulle ka natukene materjali aitas orgunnida kohale tuua soodsa hinnaga, sest mul endal ju järelkäru ei ole ja transporti, millega tuua ei ole, nii et ma ikkagi natukene pidin puitu juurde ostma. Võib-olla ma siinkohal räägingi natukene kuludest, et mis mul see üldse kasvuhoone maksma läks. No puidumaterjali peale läkski kuskil umbes 50 eurot, tsemendi peale läks umbes 50 eurot, et see kasvuhoone nagu vundament valada, kruvide ja igast nende metallasjade, plaatide ja nurkade peale läks umbes 70 eurot. Siin on näha, kuidas me vanu aknad, kuna need olid topeltaknad, paljud pidime nagu lahti tegema, siis kuna need kruvid ei tulnud lahti, siis me lihtsalt metallipuuriga kruvisime need kruvipead maha ja siis tulid need hinged lahti. Et need topeltaknaid sai siis nagu kasutada niimoodi. Aga kuludest veel siis kile peale läks 20 eurot, kuna see kile katus on mul esialgu tulevikus plaaniks ikkagi plastiku panna, aga lihtsalt kuna see plastik on ikkagi väga kallis, siis seda peab natuke koguma. Või siis Tuuli pakkus, et tal jääb varsti natukene plastikut üle, et vahetab omal välja, et kui ma tahan, siis saan tema vana endale, et nii et kui see sobib, siis võib-olla kasutan esialgu seda. No ja värvi peale ka läheb, praegu on läinud 30 eurot, aga ma arvan, et läheb natuke veel, sest 3 purgiga ei tulnud ikkagi välja, see on päris suur. Ja kokku siis umbes 225-230 eurot. Aga õnneks ma ei pidanud seda nagu korraga välja käima, vaid ma tegin ju jupi kaupa, et vundamendi juba kevadel ja osa materjali juba varem ja siin on nüüd siis järgmine päev ehk siis esmaspäev. Nii kaugele me siis naistega jõudsime selle asja teha ja nüüd ma pidin siis üksi edasi tegema. Alguses mõtlesin küll, et mis ports otsa ma olen nüüd sattunud, et kuidas ma hakkama saan. Aga hakkasin otsast nuputama. Simone näitas mulle seda esimest lauda ära, kuidas seda teha. Esimest katuselauda ja siis ma hakkasingi tegema. Lõikasin nad ilusti mõõtu ja need sälgud sisse. Vahetasin ka paar akent välja, mis siin on näha. Üks on nagu liiga madal ja 2 seal lõpus on tegelikult katki.
ja need vahetasin välja ja ka siin natukene muutsin neid otsaseinu. Vahetasin seal mõningaid aknaid välja, siin ma tähistasin jäätisega, et mul sai esimene katuselaud paika. Et see oli juba suur asi minu jaoks, et siin otse seinal ka ma veel muudan need 2 väikest võtsin ära. Siis ma märkasin, et mul on peaaegu süda seal ühe posti küljes. Ja terve eelmine päev, 26. juuni, ma tegin seda katust ja 27. maiks ma sain selle valmis täiesti üksinda, nii et ma olin nagu nii happy, et ma sain sellega hakkama, et kõik on võimalik. Need lauad siis ma pidin ostma, need katuselauad, aga need ei olnud kallid ja tahtsin, et oleksid ikkagi uued. Siis on nagu kindlam. Need on siis nurkadega, siit poolt ei ole näha, aga teiselt poolt on nurkadega kinnitatud. Ja iga selle tala vahe tuli umbes 46 sentimeetrit. Ja järgmisena ongi vaja siis need otsaseinad ära teha ja kõik need vahed kinni panna, sest see kasvuhoone ei ole hermeetiline. Tegin ka sinna lõppu ühe hingedega akna, et leidsin ühe ägeda nupu ja see akna küljes oli juba see olemas, lihtsalt pidin selle aasa sinna alla panema, et saaks kinnitada ja et saaks ka tuulutada, kui liiga palavaks läheb, et siis ühe akna panin hingedega. Simone ütles küll, et otsaseinal oleks parem see panna, aga seal ei olnud ühtegi sobivat sellist akent mul aga ma panin igale poole, kui vähegi võimalik oli neid lisaposte. Siin ongi nüüd 2. juuni hommik. Otsasein on enam-vähem, lisapostid said pandud, siin juba on pool kaevatud isegi. Tomatitaimed on juba ootamas seal. Siin on siis selline olukord praegu, neid natukene muutsin neid aknaid, sinna on vaja veel tala vahele panna. Üks uhke lill juba siin sees. Äärde tegin juba peenra, kuhu panin need ülejäänud tomatid, mis ma seemnest panin ja mis on mul karastatud, ehk siis need Siberi tomatid, paljud seal. Ja natukene lilli ka, et ikka kasvuhoone ees peab lilli olema. 3. juuniks oli mul juba uks ette pandud. See on üks vana rõdu uks, mille ma siit küla pealt sain. Panin talle konksud ja sangad ja lingid ja asjad külge ja hinged. Siis ma leidsin ühest kaltsukast nii ägeda puidust sellise sildi, mis sobib siia ideaalselt. See on minu õnnekoht. Siin on juba esimesed tomatidki sisse istutatud ja ka kõrvalt on ära kaevatud ja lilli juurde toodud. Otsaseinad on juba valmis. Lisatugesid on pandud sinna taha, lisatoestust ja siin on juba alustatud ka värvimistöödega. Aga ma olen juba nii rahul selle kasvuhoonega, mulle ta juba nii väga meeldib, et see on juba see koht, kus ma nagu enamus oma ajast veedan. Siin on siis 4. juuni hommik ja ta on peaaegu valmis. Täna on, mil ma seda videot kokku panen, on 6. Enamus taimed on juba istutatud, maasikaid panin siia, paprikaid panin, füüsalid on seal taga paar tükki. Siin ees ka need pisikesed on lõvilõuad. Ja ma loen seda kasvuhoonet nagu enam-vähem valmis. Ja selline ta on praegu, täna 6. juuni hommikul, mil ma seda videot peale loen ja monteerin. Eile sai tehtud see telliskividest eesosa, et ei oleks väga porine. Siis värvitud sai veel päris palju, lisakonkse sai pandud. Siis ma panin sinna ühe lillede trepi, ampli konkse, siis panin ühed LED-tuled, mis on päikesepatareidega, et kui läheb pimedaks, siis on seal ka väikesed tulekesed. Sinna punasesse laternasse saab ka panna küünla, kui vaja on. Väike siilike valvab seda olukorda, kus juures ma nägin üks päev siilikest oma naabri aias, nii et mulle loodan, et ta käib ka mul vahest külas. Et see oleks küll armas. Siin ühed külalised juba roomavad kasvuhoone poole, andke süüa. Aga salatit ma alles veel külvan. Ja siin on siis need minu tomatid. Mul on
päris mitu sorti, mul on Hiiumaa rohelist ja mul on Tolstoid ja siis on apelsinitomat, ananassitomat, siis on kirstomatid, on Black Plum ja veel mõned sordid, mille nimesid ma ei tea, mis ma olen lihtsalt saanud kuskilt maitsvat tomatit ja siis võtnud ise seemet. Ja ma panin munakoori, purustasin neile multsiks ümber ja noh, need annavad ka natukene mineraale, kaltsiumit ja on muidu kasulik. Kanasõnnikut panin neile ja etteossa on siis külvatud salatit ja tilli ja ma ei mäleta, põhiliselt basiilik on siin tomati poole peal ja teisele poole siis rohkem salatit ja tilli ja sellist peterselli. Selline väike riiul tekkis mulle sinna, mis on ka armas, siin on need tuled näha. Need osad tühjad kohad ma kinnitasin plastikuga. Siis ühe sellise korvikese panin siia, kus on hea töökindaid hoida ja noh, mida iganes on ju. Ja siis mul seal samas kivide hunnikus olid keraamilised plaadid ja siis ma hakkasin neid siia vaatasin, need on täpselt sobivad sama laiad, kui mul see äär on ja ma hakkasin neid sinna kasvuhoone siseäärde nagu laduma, et saab neid kivisid ära kasutada lisaks ja on ka nagu selline esteetilisem välimus. Siin on siis need Siberi tomatid, mis mul kõik õues on. Siia kõrvale tuleb ka veel telliskividest teerada, et siis ei ole nii porine. Need liistud, millega ma seda kilet kinnitasin, need olid mul õnneks kõik siin olemas, aga nad on natuke mõnikümmend sentimeetrit liiga pikad, et siis ma pean need otsad veel maha lõikama. Ja siin on siis plastikujupid, mis ma sain vanemate käest, neile jäi natukene järgi enda kasvuhoonest ja siis ma sain need augud ilusti kinni katta. Siia panin ka telliskivid, kuna ikkagi pritsib seda muda üles, kui vihma sajab ja siis ei pea nii tihti teda pesema. See, millega ma seda otsa harja seal kinnitasin, see laud, selle ma jätsingi natuke pikemaks, mõtlesin, et äkki ma riputan sinna ka nööridega mingi ampli vaatan või siis ikkagi saen maha, ma veel ei ole otsustanud seda 100%. Ja siia taha seina külge ma veel mõtlen, kas ma panen alguses kõige äärde kivid või siis teen ühe lillepeenra, sest mul on ka selliseid varjutaimi nagu, noh, ta on ikkagi natuke varjus seal, et äkki teen ühe hostapeenra sinna või midagi veel. Aga selline siis on minu õnnekoht, uus õnnekoht, minu kasvuhoone ja kohtumiseni järgmine kord.